Tere taas Brüsselist Euroopa Parlamendist, on küll kolmapäev, kuid teen kiiresti oma kokkuvõtte, väikese info ülevaate nii Eestis kui Euroopa Parlamendis toimunust. Mul on esiteks väga hea meel, et vahepeal sadas vihma ja see väga suur suvekuumus on natukene taandunud, et vähemalt taimed saaksid kasvada ja ilm oleks natukene mahedam. Seda on olnud nii Eestis kui ka siin Brüsselis. Seega ilma poole pealt on kõik praegu väga hästi. Samuti ka enam-vähem hästi meil siin Euroopa Parlamendis, kuna Euroopa Parlament väga suurt midagi siin korda saatnud ei ole ja mitte midagi erilist toimunud ei ole, sest see on alati hea uudis, sest mida vähem tegutseb Euroopa Parlament, seda vähem on ohtu, et midagi hullu välja tuleb. Seetõttu mida passiivsem, seda parem meile. Kuid siin paar päeva, kui ma olen Brüsselis olnud, siis olengi tegelenud põhimõtteliselt järgmise nädala ettevalmistusega, kuna järgmine nädal on toimumas plenaaristung. Ehk siis jälle täiskogu istung, kus on debatid, hääletused ja enamus parlamendiliikmed tulevad kokku. Kuna täna on 1. juuli, siis 1. juulist algab ka Saksamaa eesistumine Euroopa Liidus. Nimelt ma olen seda ka varem oma videotes vahel maininud, et iga 6 kuu tagant vahetub eesistujamaa, nii nagu oli Eesti 2017 enne poolaasta, kui ma õigesti mäletan, oli Euroopa Liidu eesistuja, siis nüüd on selleks Saksamaa, kes siis peab vedama ja juhatama kõigi koosolekuid ja loomulikult oma prioriteetidega, et kui Eesti oli eesistuja, siis mäletame väga hästi, mismoodi öeldi, et eesistujamaa peab olema võimalikult neutraalne, mitte suruma oma poliitilist agendat läbi, siis tegelikult kõik eesistujamaad tegelikult peavad just nimelt seda võimalust kasutama. Häda on muidugi selles, et see eesistujamaa Saksamaa näol on pigem natukene ohtlik, kuna Saksamaa on tugev ja võimas riik, üks Euroopa Liidu juhtriik, siis kahtlemata Saksamaa üks eesmärke nüüd sellel eesistumisperioodil 6 kuu jooksul, mis algab täna, on näiteks seesama majanduspaketi läbisurumine, 750 miljardit eurot, kus tahetakse 500 miljardit laenu võtta ühiselt, pannes sellega kõigile väiksed kohustused ja jagada see otse toetustena ilma igasuguse tagasinõudmiseta näiteks Itaaliale, Hispaaniale ja siis 250 miljardit anda veel eraldi laenude näol riikidele. Et sellele olen mina olnud väga tugevalt siin vastu, ma olen seda kritiseerinud ja on ka Eesti Vabariigi valitsus õnneks võtnud vastu seisukoha, et me ei toeta ühisvõla näol kohustuste ümberjagamist ja me ei toeta kindlasti uute maksude kehtestamist, kuid see on olnud üks Saksamaa eesmärke, et kehtestada ühised Euroopa Liidu maksud, näiteks süsihappegaasimaks, plastikumaks, suurkorporatsioonide maks ja ka seda ma olen kritiseerinud, et me ei tohi lubada edasist föderaliseerimist, kus me kaotame selle vähese suveräänsuse, mis meil veel jäänud on, ka maksuküsimustes. Ja see saab olema kindlasti selle 6 kuu üks olulisi küsimusi ja kindlasti tulevad need prioriteedid ka järgmisel nädalal plenaaristungil juba arutlusele. Täna oleva info põhjal, mis ma täna lugesin, on tulemas järgmisel kolmapäeval siia plenaaristungile Saksamaa prioriteedid tutvustama ka Angela Merkel. Ma ise tulen ka samuti järgmisel kolmapäeval Brüsselisse tagasi ja üritan kindlasti saada kõneaega selles debatis, et öelda saksa keeles, mida mina asjast arvan, mis puudutab ühisvõla võtmist, mis puudutab jaburaid ideid näiteks süsihappegaasimaksu kehtestamiseks või mis puudutab uut migratsioonikokkulepet, mida on Saksamaa üritanud läbi suruda ja leida kompromissi, et ikkagi kehtestada ühine migratsioonisüsteem Euroopa Liidus, et kui tulevad paatidega täisjõus tugevad mehed kuskilt Lähis-Idast või Põhja-Aafrikast, siis kuidas me peaksime neid solidaarselt jagama. Et nendel teemadel ma kindlasti üritan oma arvamuse välja öelda, millest te ka kahtlemata kuulete, seda ma garanteerin. Täna ma tulen tagasi koju, hakkan kohe siit samast peale selle video tegemist liikuma Pariisi, et jõuda lennuki peale, sõidan siit kiirrongiga Pariisi ja sealt otse lennuga Tallinnasse. Saan ka rääkida muljeid, mis juhtus eelmisel nädalal, kui ma läksin sama marsruudiga siit lennuki peale Pariisi ja tulin koju Tallinnasse, et ma pidin peaaegu jääma lennukist maha, sest jõudes Pariisi oli pool lennujaama kinni pandud, kuna oli terrorioht, et väidetavalt olevat leitud 2 kotikest, mis olid pommikahtlusega ja seetõttu pool lennujaama oli kinni pandud, sõdurid olid ees, läbi ei lubatud minna ja seega oli minutite mäng, et kas ma jõuan nüüd sinna lennuki väravani või mitte. Õnneks viimasel minutil jõudsin ja jõudsin õnnelikult ööseks koju. Kuid kohe kangastus mulle ette tüüpiline pilt solidaarsest, võrdõiguslikkusest pakatav, õnnelik Lääne-Euroopa, kus kõik rassid ja sood ja erinevad rahvused on kokku sulatatud ühes kompotis, et Eestis lennujaamas me ei näe sõdureid täisvarustusega ja automaatrelvadega valvamas meie turvalisust ja elusid. Me ei näe isegi politseid väga lennujaamas, sest selleks pole põhjust.
ja see kontrast, mis on praegu nii-öelda kas või Eesti ja Ida-Euroopa ja Lääne-Euroopa vahel, see on ikka niivõrd masendav ja selles ma veendusin jälle eelmisel nädalal, kui ma pidin veel lennukist maha jääma, et meil ei ole niisama kuskil nii-öelda terrorijohtu kotikeste näol, et vahel, kui keegi unustab oma seljakoti kuskile, siis tõesti tuleb politsei kohale pommigrupiga, teeb selle ohutuks, et pole mingit pommi. Siin aga on nii-öelda lähiajalugu tõestanud, et igasugune jäetud kott võib tähendada planeeritud terroriakti ja ilmselgelt mitte siis etniliste prantslaste poolt. Täna ma tulen koju sellepärast, et aidata oma perekonda, kuna ülehomme, alates homsest toimuvad minu kallil kaasal Meritil kontserdid, seetõttu ma natukene üritan ka omalt poolt nõu ja jõuga igati abiks olla ja loomulikult kasutan ka võimalust teile öelda, et kui teil puuduvad plaanid järgmisteks õhtuteks, siis näiteks homme 2. juuli õhtul toimub Meriti kontsert Vihulas, ülehomme reedel Saku mõisas, laupäeval Kadrioru lossis ja sealt veel edasi ka Märjamaal ja Otepääl ja Tartus. Nii et kellel on huvi kauni muusika vastu, romantilise muusika vastu, siis minge piletilevi.ee, saate veel pileti soetada, neid palju järgi pole, kuid seetõttu, kuna ülehomme siin parlamendis suurt midagi olulist toimumas ei ole, siis on mul mõistlik tulla tagasi koju kiiresti, et anda pigem oma kasulik panus ilusatesse kontserdidesse. Seega kohtume järgmisel nädalal kas siit Brüsselist, kui ma annan teile jälle ülevaate, mis on toimunud plenaaristungil, või siis kohtume hoopis järgmistel õhtutel Meriti kontserditel, kuid taas nägemiseni, ilusat juulikuu algust ja nautige suve!